Turvatöötaja on otsustanud väidetava poevarga tabada, kuid hetkeline otsus viib surmava lõpuni. Kes on poes? Poes sees. Olgu, lihtsalt mine istu siia ja võta see ära. Me analüüsime, kas prokurörid usuvad, et see oli enesekaitse või turvamees, kes oli olukorras täiesti üle pea. Kui nad kohe ei vasta, siis ma lihtsalt liigun edasi ja vastan sinu küsimustele. Okei, ma tahan proovida sinna kirjutada. Õigus kanda. Jah, seda nimetataksegi sissepääsuks. Õigus kanda, okei. Las ma guugeldan natuke. Okei, see on kuriteo sees, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elisabeth Milner. Kõik räägivad tuleviku ennustamisest. Calci on üks väheseid kohti, kus inimesed panevad oma ennustustele tegelikult raha taha. Ja kui kasutad minu koodi ITC, saad $10, kui teed $10 eest tehinguid. Calci puhul sa ei mängi maja vastu. See on kasutajate vaheline kauplemine, kus ostad jah või ei lepingu selle kohta, kas midagi juhtub või mitte. Nii et sa kaupled otse teiste kasutajatega. See on natuke nagu aktsiatega kauplemine. Hindu ei määra algoritm, mis on loodud sinu tehingule vastaspoolt võtma. Selle asemel liigub turg pakkumise ja nõudluse põhjal, kus osalejad on valmis ostma ja müüma. Avalik arvamus määrab hinna. Praegu saad osta tehingut Texase senati võitja kohta. James Talarico kaupleb hetkel 42% peal, mis tähendab, et $20 tehing maksab õige ennustuse korral välja $45. Ja kui see tõenäosus muutub, saad igal ajal oma positsiooni osta või müüa, et kasum lukku panna või kahjumit vähendada. Calci on CFTC poolt heaks kiidetud ja föderaalselt reguleeritud, mistõttu on see saadaval üle kogu riigi, sealhulgas Californias ja Texases. Laadi alla Calci rakendus ja kasuta koodi ITC, et saada $10, kui teed $10 väärtuses tehingu. KALSHI. Calci. Kauple tulevikuga. Politseinikud ütlevad, et ohvril ei olnud relva, kui temaga seoses vähem kui $100 väärtuses esemete pärast kokku puututi. Miks tõmbas turvamees väidetavalt relva välja Spirit Halloweeni poes, on 16. oktoober 2025. Oleme Albuquerque'is, New Mexico osariigis. Kell on veidi üle 5 õhtul, kui Albuquerque politseiosakonna ametnikud reageerivad tulistamisele Spirit Halloweeni poe parklas. Kes poes on? Kes on poes? Olgu! Lihtsalt tule siia istuma ja võta see ära. Vabandan. Põle. Lihtsalt võta see ära, Jesus fuck. Ainult üks hetk. Ainult üks maha. Hoidke käed seal, kus need on. Ma lihtsalt võtan teie tule ära. Ma tean esimest. Ei. Võta korraks aega. Istu lihtsalt maha. Võta tema vest seljast. Kas temaga on kõik korras? Tule võta tema vest seljast, et ta saaks hingata. Toimub palju asju ja politseinikud üritavad välja selgitada, mis juhtus, sest praegu tundub, et turvamees võis kliendi pihta tulistada. Aga mis võiks üldse sellise olukorra põhjustada? Kas saad sellega korras? Kas sul on veel midagi kuulda sees? See peaks olema kõik. Okei, mul on vool olemas. Okei. Palun istu maha. Aitäh. Me tuleme sinuga kohe rääkima. Hiljem tehakse kindlaks, et turvatöötaja on 25-aastane Josiah Army Joe.
ja politsei sõnul suri mees, kelle tulistamisest teda süüdistatakse saadud vigastustesse. Kui te vaatate seda, me just jõudsime siia appi. Ma lihtsalt otsisin oma valveposti. Ma reageerisin oma postituselt. Okei, nii et kui te siia jõudsite, oli kõik juba juhtunud. Jah, kõik on korras. Okei. Ma ei puudutanud teda. Ma ei teinud talle erustamist. Ta oli erustamises. Ma proovisin sisse pääseda, aga ootajate juurde. Ma proovisin sisse pääseda, aga okei, ootajate juurde. Olen siia varem maali toonud. Ootajate juurde. Me jääme videole. Jah, me jääme videole. Ootajate juurde. Lähen kohe tagasi. Ootajate juurde. Kuidas seda Seaforti nimetatakse? Ja see on tema parimaks. Ja siis sul on tema oma kehakaamera. Me peame selle üles laadima, et seda vaadata. Okei. Kes saab seda teha? meie esindaja. Kas ta on juba teel siia? Üks neist on jah. Ma vist ütlesin seda. Lihtsalt praegu, kas ma võiksin kehakaamerat meie juures hoida, kuni ta tuleb? Nii, mida sa sellest arvad? Sul on kehakaamerat vaja, kuni ta tuleb. Lihtsalt sellepärast, et see oli tema peal ja kõik see. Jah, see on nende uurimise jaoks. Jah. On küll, aga ma lihtsalt ei tea, sest ta tahtis advokaadiga rääkida ja ma ei taha, sa tead küll sattuda. Sain aru, jah. Sest ta ei andnud mulle luba seda anda, jah? Jah. Ei, ma saan täiesti aru, ei. Aga ma olen sinu poolel. Jah. Ma isegi ei taha, et mina seda teeksin. Ei ole mina. Jah, ma saan aru. Tunnistajate sõnul tuli samal õhtul üks mees Halloweeni poodi, mitte ostma, vaid väidetavalt varastama. Mees tuvastati Chase Beltramana. Kohtudokumentide kohaselt süüdistati Chase Beltramat poekaupade varastamises. Kui üks töötajatest üritas teda peatada, sekkus poe turvatöötaja. Jah, ja siis räägi mulle täpselt, mis juhtus. Me olime just väljumas, kui ma nägin turvatöötajat. Ta jooksis sellest aiast mööda ja siis, mis? Te juhite neljaga ja siis... Kuidas seda kutsutakse? Ta jooksis meist mööda. Ja ma vaatasin, kuidas ta jooksis. Tüdruk ta haaras korvi niimoodi, mille ta tema käest ära võttis. Kui sa ütled tüdruk. Ma ei tea. Töötaja. Okei, töötaja. Tal on oranž seljas. Saan aru, okei. Tal on oranž särk seljas. Ta nagu haaras koti korvi tema käest. Ja siis ta nagu lükkas teda. Ja siis turvatöötaja tõmbas ta maha. Ja siis... Nad lihtsalt maadlesid, ma ei näinud hästi, sest siis hakkasid kõik segadust tekitama. Aga siis me ikka veel seisime seal, siis me üritasime lahkuda ja me lihtsalt kuulsime. Kas sina? Me nägime, ta roomas põlvili, püüdes ära minna. Turvamees oli tema peal. Ja ta piustas talle pipragaasi. Ma arvan, et see oli pipragaas. Ja siis järgmisel hetkel nägin ma meest turvamehe peal. Ja siis kuulsime lihtsalt 3 lasku, mine. Ja siis jooksime lihtsalt taha. Kui nad siis omavahel maadlesid, kas nad olid siin samas? Jah, nad olid otse ees. Ja siis hakkas see mees hüüdma. Jah, jää siia samasse. Ja nad olid lihtsalt nagu, okei. Ja siis, ma ei tea, ja siis see mees hüüdis. Ja turvamees oli tema peal, nagu tõmbas midagi. Ma eeldan, et see oli pipragaas. Ja siis nad nagu pöörasid või midagi sellist. Ja siis me lihtsalt kuulsime, kuidas lasud kõlasid. Ja see mees oli turvamehe peal. Ta oli korraks ja siis ma vaatasin teisele poole, sest kõik tulid sisse ja siis me lihtsalt kuulsime, kuidas lasud kõlasid. Aga ma olin kohe ees, sest ma küsisin sellelt tüdrukult töötajalt, kas ta tahab, et me aitaksime tal kõik need asjad sisse tuua, sest väljas oli palju asju. Ja siis sel hetkel hakkasidki lasud kõlama, okei, ma käin nüüd kogu loo üle, mida sa mulle rääkisid ja vaatan, kas sain kõik õigesti aru, eks.
nii et te olite seal eespool. Sa nägid, kuidas ta jooksis sinust mööda väljas ja siis nägid, kuidas töötaja üritas mehelt korvi ära võtta ja siis mees lükkas ta tagasi. Ja siis, kui nad jooksid välja, olid nad nagu maadlusmatšis. Ja turvatöötaja tõmbas ta maha ja siis nad maadusid, ta lihtsalt lõi teda. Ja siis nad hakkasid maadlema ja turvatöötaja oli tema peal. Tundus, et ta võttis pipragaasi välja ja siis kuidagi läks olukord vastupidi. Ja siis oli see mees korraks turvatöötaja peal ja siis ta ei näinud. Ja siis pärast seda ma ei näinud enam midagi, ma lihtsalt kuulsin laske. Okei. Kui palju sa kuulsid? Okei. Ohvri perekonna nimel esitatud surma põhjustamise tõttu esitatud hagi kohaselt süüdistatakse Josiah't selles, et ta karjus sõnu nagu ära või ma tulistan sind ning kasutas pipragaasi Chase'i näkku enne, kui tõmbas tulirelva ja sihtis sellega teda. Kaebuses märgitakse, et juhtiv politseinik teatas, et ta ei näinud videos, et härra Beltrama oleks olnud relvastatud või teinud ähvardavaid avaldusi. Ta näis üritavat eemale saada. Josiah viiakse ametlikuks küsitlemiseks politseijaoskonda. Kuuleme nüüd tema versiooni juhtunust. Enne kui edasi läheme, tahan ma loen ja kirjutan natuke teistmoodi. Ja me ei püüa siin midagi lavastada. See ei ole nagu film. Olgu. Me lihtsalt võtame rahulikult, me ei pea kiirustama. Mul on siin lihtsalt üks vorm, mida ma kasutan. Ma lihtsalt hakkan. Vaatan siin erinevaid faile, vabandan. Ja see vorm aitab lihtsalt asju lihtsustada. Muudame veidi ühtlasemaks. Olgu. Ja siis see tagab, et sa saad täielikult aru oma õigustest ja põhimõtteliselt oma võimalusest neid õigusi kasutada. Muide, see, kuidas ma selle sulle ette loen, ei tähenda, et ma tahaksin sinu intelligentsust solvata. Lihtsalt me puutume kokku väga erinevate inimestega. Mulle meeldib olla nende seas järjekindel, mitte öelda, et ma olen kindel, et sina oled ühes või teises järjekindel. Okei. Nii et kui ma neid loen, siis ma peatun igaühe vahel. Ja salvestamise huvides, kui ma saaksin kuuldava, jah, ma tean, et sa võid olla närvis või midagi. Jah, vastusest saan aru, aga lihtsalt selleks, et salvestiselt oleks kuulda, et sa said sellest aru. Nii et sa saad aru, et sul on õigus vaikida. Sa tead, mida see tähendab, eks? Jah, härra. Olgu. Kõike, mida ütlete, võidesse teie vastu kasutada kohtus. Kas te mõistate seda? Jah, härra. Olgu. Teil on õigus rääkida advokaadiga enne ülekuulamist ja selle aja. Ning advokaat võib olla teie juures ülekuulamise aja. Kas te saate sellest aru? Jah, härra. Hästi, ja kas soovite meiega rääkida sellest öeldust või sellest ajast? Räägin küll. Aga mul on advokaat, sest meil on õigus advokaadile. Olgu. Aga ma ei tea nende numbrit. Nad ütlesid alati, et kui me satume tulistamisse, siis helistame neile ja nad aitavad meid protsessida. Ma olen valmis küsimustele vastama, aga ma sooviksin, et keegi neist oleks kohal. Aga ausalt öeldes ma ei tea, kui kaua see aega võtab. Kui nad kohe ei vasta, siis ma lihtsalt jätkan ja vastan teie küsimustele. Olgu. Nii et sa tahad proovida right to bear'i? Õigus relva kanda, jah. Nii seda sissepääsu nimetataksegi. Õigus relva kanda, olgu. Las ma siis guugeldan natuke. Raportite kohaselt ei töötanud Josiah Spirit Halloweeni poes. Ta töötas 3. osapoole ettevõttes. Ta ütleb, et tal on lubatud relva kanda, kuid uurijad püüavad seda kinnitada. Kas see on tulirelva kindluses? Jah. See on Delta Force. Õigus relvi kanda. Teine kõne kaitseks. Kas see näeb välja nagu see sait? Ma usun küll, jah. Olgu. Või on see hoopis see allpool? Ei, see ei ole see. Seal on üks, mis ütleb õigus kanda. Kas see ilmub mingi numbri peale? Siin. Kas ma krõpsan selle? Ootame korraks. See kuvatakse kuupaketina. Ei. Mitte see. No võib-olla selle nimi oli, kas sellel on aastaplaan, sest ma ostsin aastase. Sellel on premium kaitse, me liigume siin edasi Ultimate Plussi peale.
Kas sinna veel? Ole hullu, ma teen lihtsalt 2. Oled kindel, ma tahan veenduda, et me katame selle ja maksame selle eest. Ma lihtsalt ei näe. Tõenäoliselt ei vasta, see ongi asi. Või mäleta teenuseid. Aga. Kas sa said selle relvapoe kaudu? Nii et ma läksin Triad Defense'i kaudu, et saada oma valvakaartidele 3. tase. Ma läksin Triad Defense'i kaudu ja see käis läbi David Browni. Ma ei tea, kas te teate, kes ta on. Mina ei tea. Aga tema on see, kes, kui tal on 3. taseme tunnid, siis neil on see relvakandmisõiguse kindlustus, mis tuleb ja räägib meela ja okei. Püüab inimesi registreerima saada. Okei. Ma kontrollin seda veebisaiti, et näha, kas seal on midagi. David Brown. Jah, ma läksin tema kaudu, et läbida 3. taseme koolitus. Oh. Ma ei tea, kas mul on Triad Defense või Right to Bear. See on nimelik seal. Ma oleksin pidanud telefoninumbri pähe õppima. Ei, ma lihtsalt ei arvanud kunagi, et ma peaksin seda kasutama. Kas need on tema? Jah, see on see, jah, alla, just nii, jah. Okei. Vaatame. Siin on kontakttelefoninumber, vajutan abi ja toe peale. Korduma kipuvad küsimused. Saada. Okei. Mis on advokaadi infotelefoni tööajad? Ööpäev läbi. Okei, no. Kus on telefoninumber? Jah, see on tõesti imelik. Siin on telefoninumber, kui soovid sinna helistada. Jaa. See näeb välja nagu telefoninumber. Vaatame, mis siin juhtub. Nii et see lisab kindlustuse. Aitäh, et helistasite Right to Bear'i. Vabandame, et me ei saanud teie kõnele vastata. Olete meie ühendust võtnud väljaspool meie tavapäraseid tööaegu. Kui kasutad teist, see töötab. Olgu, ma hoolitsen selle eest, et laseksin selle minna. See. Kas töötab? Olgu, ma hoolitsen selle eest, et panen selle kirja. Esmaspäevast reedeni kella 9-5. Idaranniku standardaeg. Palun jätke oma nimi, telefoninumber ja lühike sõnum ning me võtame teiega esimesel võimalusel ühendust. Nagu alati võite meile julgelt kirjutada aadressil info@protectwithbear.com. Seda kõnet võidakse salvestada kvaliteedi tagamise ja koolituse eesmärgi. Hindame teie kõnet. Pole midagi. Me leiame. Me saame teise numbri. Josiah otsustab kasutada oma õigust vaikida, vähemalt seni, kuni ta saab endale advokaadi või kellegi, kes teda esindab. Ja me leiame sellise, millel on see õige number. Olgu, nii et see tundub nende oma. See on nende igapäevane. Niil on olemas infotelefon. Jah, vaatame. Läheme lihtsalt edasi ja otsime. Seal on nii palju vastuseid. Ma lihtsalt panen selle pausile. Nüüd ei saa ma kasutada seda, mida mul vaja on. Kõigile e-kirjadele vastame 24 tunni jooksul. Helista numbrile 911 ja seejärel helista 24-tunnisele advokaadi kuuliinile. See ei anna mulle tegeliku kuuliini numbrit. Kas ma võin lihtsalt kasutada seda tasuta numbrit? Jaa. Okei. Nii et soovite, et advokaat oleks kohal, kui meiega räägida? Jaa, härra. Okei. Hästi. Las ma uurin selle ja vaatan, mida saame teha, et teile advokaat leida, okei? Ma lihtsalt liigun kiiresti teie lehel ringi. Ma arvan, et see on pastakas, aga... Vabandab väga. Ei, kõik on korras. See pole teie süü. Okei. Ma peaksin selle lihtsamaks tegema. Jah, sa arvaksid, et neil võiks olla selline advokaadi infotelefon, neil võiks olla. No, see on sellepärast, et nad annavad selle kõigile liikmetele, kellel see on. Olgu. Nii, et see on kõik mu telefonis salvestatud, aga ma lihtsalt ei jätnud seda meelde. Olgu. Nii, et sul on teie telefoni number, kui see on su telefonis. Jah. Olgu.
hästi. sellepärast ma tahtsin talle helistada, aga jah, täna oli hull päev. olgu, siis liigume edasi ja astume järgmise sammu. Püüame vaadata, mida saame teha, et sulle advokaat leida. olgu. Vaatame, kas neil on keegi saadaval ja kas saame sulle riigi õigusabi kaudu advokaadi korraldada. Üldiselt meil ei ole nagu varuadvokaati. Ringkonnaprokuratuuri büroo esindab meie juhtumeid kohtus ja riigi poolt määratud kaitsebüroo või mõni muu büroo, kellega sul õnnestub ühendust saada, pakub sulle advokaadi. Nii et me peame uurima, kuidas me seda korraldame. Nendega ühendust saada, kui ma saan oma emale helistada, siis see on võimalus. Mul juba on ta saab mulle advokaadi anda, sest ta töötab prokuratuuri büroos. Ta töötab jah seal. Samal ajal, kui detektiivid töötasid koos prokuratuuri bürooga, et otsustada, kas Josiah'le esitatakse kriminaalsüüdistus, vaatasid detektiivid üle poe valvekaamerate salvestised. Väidetavalt näitas see, kuidas Chase Beltramo võttis poe riiulitelt kaupu, pani need korvi ja lahkus ilma maksmata. Väidetavalt oli kaupade väärtus alla $90. Väidetavalt leidis prokuratuuri büroo, et Josiah'l oli piisav alus Chase Beltramo peatamiseks. Kuid talle esitati süüdistus teise astme mõrvas, sest talle ei olnud vajadust kasutada surmavat jõudu. Veebipõhised kohturegistrid näitavad, et Josiah Armijo ei ole enam vahi all, kuid tema juhtum on endiselt avatud. Tal on kohtuistung kavandatud 1. septembriks. Aitäh, et liitusite minuga selle kuriteo sees episoodi ajal. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.